Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased. Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna on meie vestluskaaslaseks Kadrina Keskkooli õpetaja Holger Preven. Kuid lisaks meile intervjueerib teda ka gümnasist Anett Jürgenson. Tänane intervjuu on osa tema lõputööst. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tervist! Tere! Te lõpetasite Kadrina Keskkooli 97. aastal 37. lennus. Aasta varem oli alanud tiigrihüpe. Millised tehnoloogilised võimalused toona üldse olemas olid? Võimalused olid olemas. Meil oli isegi arvutiklass, 10 arvutit ja ega seal muud ei olnudki. Arvutid, üks printer, aga arvutite kasutus oli küll väga, väga suur. Kui ma ise valisin valikainena arvutiõpetuse, siis seda me käisime õppimas õhtuti väga hilja. Mida te seal, arvutis täpsemalt õppisite? Kasutama Excelit, Wordi ja loomulikult tol ajal väga populaarne oli mängimine. Ja kui mõelda nüüd, sellele praktiliselt 30 aastale, kas te, toona kujutasite ette, et see tänapäeva tehnoloogia läheb selliseks, nagu ta praegu on, või on veel utoopilisem? Ega ei kujutanud ette, et ta selliseks läheb. Et praegu sellised asju, mis me õppisime, keegi enam eriti ei õpeta, see tuleb iseenesest kõik ju. Kuidas teie roll Kadrina IT ja nutifestivali juures alguse sai? Kuna ma olin tol ajal üks rühma juhendajatest, kes õpetas AutoCAD-i, siis oli selge, et korraldusmeeskonna juures peaks olema inimene, kes teab, mida saab teha, mida on võimalik teha ja mida meie õpilased oskavad. Ja nii mind meeskonda võeti. Mis on Kadrina IT ja nutifestivali peamine eesmärk ning mille poolest see eristub teistest noortele suunatud tehnoloogiaüritustest? No tehnoloogiaüritusi on palju tegelikult Eestis. Igaüks on oma nägu, et ühtegi koopiat me kuskilt ei leia. Aga ürituse eesmärk, esimene eesmärk oli näidata, et mida me siin teeme, et kõik teaksid ja näeksid, mis toimub. Teine eesmärk oli see, et võrrelda seda, kui hästi me siin õpetame. Et teada saada, kas me teeme seda piisavalt hästi, siis me võrdlesime seda üliõpilastega võisteldes. Milliseid oskusi festivalil osalevad õpilased teie hinnangul kõige rohkem arendavad? Koostöö, otse loomulikult, tegemist on meeskonnavõistlusega. Aga suurem eesmärk on ikkagi see, et näha mingit suurt probleemi, ehk siis need ülesanded, mis tuleb lahendada, millest keegi midagi ette ei tea, ja siis ette antud aja jooksul see probleem lihtsalt oma oskuste põhjal ära lahendada. Kadrina on tuntud loovate ja mõnikord ootamatute ülesannete poolest. Miks on oluline, et ülesandeid ei oleks alati ette antud ja tuttavad? No eesmärk ongi see, et anda ette ootamatud olukorrad. Sagel on ülesanded sellised, et õpilane võtab ülesande lahti, loeb läbi, see on ju lihtne, aga siis tuleb mängu see, et teistel tiimidel on sama lihtne. Kuidas leida see kõige parem lahendus. Ja samas siis on oletusvead hästi kiired tulema. Või teine variant on see, et ülesanne on selline, et esimest korda lugedes üldse aru ei saa, mis toimub. Siis tulebki mängu see, et kes leiab kiiresti mingisuguse lahenduse ja kes leiab kõige parema lahenduse, see on kõige parem. Kas on ka neid inimesi, kes ei leia üldsegi mingit lahendust ja annavad nii-öelda alla? Lõppvoorus kindlasti mitte. Eelvooru ma ise suunan vähemalt
ka neid õpilasi sinna, kes on alles alustanud käediõpinguid ehk siis 10. klassi. Ja on olnud meeskondi, kes poole peal pakivad asjad kokku ja lihtsalt lähevad minema. Aga isegi kui päris lõpuni ei lahenda ära, midagi ikka suudab igaüks teha seal. Kuidas reageerivad õpilased, kui nad peavad joonistama või lahendama midagi, mida nad pole varem päriselt näinud? Kuna nad teavad, et see, mis teha tuleb, ei pruugi olla kõige lihtsam, siis nad tegelikult on selleks valmis. Aga siiski, jah, on olnud ka sellised ehmatusi, et mis nüüd saab? Mis ma siis tegema hakkan nüüd? Millist rolli mängivad käedjoomestamine ja tehniline mõtlemine tänapäeva hariduses? No ega tänapäeval ilma sellise tehnoloogiata ju hakkama enam ei saa. Arvutid peavad kõik kasutama, AI loomulikult, aga laiemas pildis ega mitte ainult haridus, vaid ka päriselus tehnoloogia tegelikult mängib suurt rolli. Et kui minna kas või mingisse suuremasse mööblipoodi, osta endale mõni kapp või riiul, tahaks selle ju kokku panna ise. Et siis on vaja osata joonist lugeda ja ruumiliselt mõistamiselt välja tulema hakkab. Te mainisite nüüd siin seda kurikuulsat AI-d. Kas on oodata ka, ütleme, hetke, mil Kadrina ühineb siis AI-ga? Täitsa võimalik, et see mingi hetk juhtub. Kuigi hetkeseisuga on see üpris kahtlane, et ta nüüd väga ruttu tuleb. Et mõni kuu tagasi tegime katse. Lasin õpilastele, et lahendage üles AI-ga ära. Pidime joonistama pisikese maja. Mõned aknad, mõned uksed, katus, ette antud pildi järgi muidugi. Ja võisin katsetada, et leidke selline AI, mis teeb teie ülesande ära. Pool tundi pusimist ja tulemus 0. Nii et paraku jah, tuleb ikkagi ise midagi teha veel. Aga ütleme, kui see AI nüüd, ütleme, viimastel aastatel on väga palju arenenud, milline see AI roll võiks Kadrinal üldse ühel hetkel olla? Eks ta oleks abiline. Ta oleks tubli abiline, kes suunaks, aitaks leida lahendusi nendele olukordade, mis võib-olla tunduvad enda jaoks ületamatud, et ta suudab leida tegelikult ideid. Ja ülesannete lahendamisel ongi see idee just kõige tähtsam, et kuidas siis lahendus leida. Kuidas Kadrina festival toetab koostööd koolide, õpetajate ja ettevõtete vahel? No esiteks on ta suur kokkusaamiskoht, kuhu tulevad paljud, kus saab siis suhelda, kontakte vahetada, aga laiemas pildis on ta tegelikult hakanud uksi avama meile igal pool. Et aeg-ajalt ma ikkagi siin-seal saan mõne õpetajaga kokku või ettevõtjaga. Ja kui küsitakse, et kust pärit oled, Kadrina keskkool, selge, Kadrina. Et teatakse meid. Jah, ma olen ka ise, ütleme, kaugemal Kadrinast mõne inimesega kokku puutunud ja kui küsitakse, kus ma olen, siis ma teadlikult vastan, et Tapa Rakvere vahelt. Ja kui öeldakse, et Kadrina, siis tekib selline nagu tardumismoment, et kuidas sellist väikest kohta üldse teatakse. Ja peamine, ütleme, Kadrinat pole küll mainitud, aga on mainitud Kadrina karusid, saunaklubi ja Reinsikku. Et see on midagi vähemalt, mida teatakse väljaspool Kadrinat. Aga ütleme, need õpetajad, kes on Kadrinaga seotud nii korraldust poole pealt kui ka, ütleme, selle juhendamise poole pealt, lisaks siis need ettevõtted, kes toetavad Kadrina üritust, kas on ka, ütleme, olnud plaane, et lisaks siis kooliõpilastele ja üliõpilastele võistleksid üritusel näiteks ka õpetajad või siis mõned ettevõtted? Eks mõtteid on olnud, jah. Kuigi, kui kutsuda nüüd võistlema sellised inimesed, kes hommikust õhtuni teevadki seda sama asja tööna, siis vast ei oleks see päris võrdne enam. Ja õpetajate poolt võistkonda välja panna hetkel on natukene keeruline, sest et see nõuab ikkagi ettevalmistust päris tugevat, et päris niisama see ei ole. Aga mine tea, võib-olla paneme siis õpetajatele ka huviringi kokku ja äkki kunagi tuleb.
kujutame ette, et Kadrina oleks alustanud, ütleme, tiigrihüppe ajal, ütleme sel ajal, kui teie ise kooli lõpetasite. Kas te oleksite olnud toonasel hetkel valmis ka ise võistlema? Kindlasti mitte. Et tegelikult niimoodi kõrvalt vaadates, kui ma esimest korda lugesin ajalehest, et mingi selline inseneride õppe hakkab toimuma, siis see tundus midagi ulmeliselt ägedat ja keerulist, et ei saanud üldse aru, mis see on ja et ei oleks vist julgenud. Ma ikkagi küsiks ka selle Kadrina algusloo kohta, et kas te olite ise ka selle juures, kui see üldse see reaaltehniline õppe Kadrinasse tuli? Ei, mina juures ei olnud, aga nii palju, kui ma tean, siis puht praktilist vajadusest. Juhan Viisel oli arugrupi vaja spetsialiste, insenere ja milleks siis käia kuskil mujal neid stipendiumi jagamas inimestele, kes läheks õppima ja siis tuleks siia tööle, kui seda võiks teha ju siin samas. Ja sellest hakkas siis asi pihta 2004 äkki läks esimene grupp käima ja 2005 mina liitusin selle seltskonnaga. Nii et juba üle 20 aasta tubli käed ja õpe käinud. Kuidas selle 20 aastaga see seis on muutunud või jäänud samaks, et kas on neid Kadrina õpilasi, kes on tänu just sellele Kadrina üritusele jäänud oma kodukohale truuks või on ikkagi peamiselt need, kes on võtnud võistlusest osa, aga siiski otsustavad, et minna kuskile mujal elama? No muutunud on palju. Et päris algusaegadel oli tegemist valikainetega, mitte ainult käed, vaid seal oli teisi aineid ka veel. Ja sinna võeti õppima katsete põhjal õpilasi, soovijaid oli palju, klass oli väike, tollal oli üks arvutiklass ainult ja samamoodi õppe toimus õhtuti. Et ma ise töötasin samal ajal arugrupis ja peal tööpäeva siis tulin kooli, et umbes kella 5 hakkasime siis õpilastega toimetama. Aga kuna siis oli välja valitud tõesti need, kes tahavad õppida, siis sageli oli nii, et nähtud 1,5 tundi venis 2-tunniseks õppepäevaks, 2,5-tunniseks ja nii edasi. Aga need, kes on lõpetanud, neist päris paljud toimetavad siin ümbruskonnas edasi. Aga lõpetajad on meil kokku pea 400, et ega kõik siia ei mahu lihtsalt. Ja väga paljud on oma tuleviku ja elusid olnud ikkagi suurettevõtetega, ise teinud ettevõtteid, töötavad välismaal. Et tegelikult meil need juured lähevad juba päris laiali. Te mainisite, et need õppepäevad venisid üsna pikaks, pea 2,5-tunnisteks. Kas õpilased ise olid üsna väsinud lõpuks või neil ikka see kirg ja huvi oli üleval? Pigem oligi see, et nemad tahtsid seal teha neid ülesandeid ja harjutusi. Et sageli oli see, et ma ise ütlesin, et äkki aitab. Kuidas on muutused või arengud Kadrina festivalil teie silmis just aastate jooksul toimunud? Areng on olnud tegelikult kiire. Et kui me päris alguses tegime ürituse ühepäevasena, hommikul eelvoor, õhtusesse lõppvooru pääsesid mingid tiimid, kes siis olid hommikul paremad olnud, siis vahepeal oli lihtsalt eelvoor, oli varem mingi päev ja siis nädala lõpus oli lõppvõistlus, siis nüüdseks on see kasvanud tõesti juba suureks festivaliks, mis kestab terve nädala koolis. Kogu kool on kaasatud, kõik teevad midagi, töötoad, messiüritused, võistlused ja ehk kasvab veel suuremaks. Mis teeb Kadrina keskkooli sobivaks kohaks sellise IT ja nutifestivali korraldamiseks? Ega kus siis veel korraldada? Et see on ju kõige parem koht. Ja ega kui päris aus olla ka ümbruskonnas keegi teine sellise asjaga ju koolis ei tegelegi, et inseneeriat
kahjuks väga vähe õpetatakse koolides. Ja noh, loomulikult meil on selline meeskond, kes selle suudab ellu viia. Et jah, kus mujal? Kuna me siin väga palju räägime Kadrina IT ja nutifestivalist, siis ma sooviksin küsida, et kuidas te ise jõudsite selle õpetaja karjäärini ja üldsegi inseneeriani? Jah, korra juba tuli jutuks, et ma töötasin Aru Grupis sel ajal ja kuna Juhan Viise oli üks selle asja eestvedajatest, et see inseneeriaõpe siin toimuks, siis lihtsalt 2005. aasta septembris tuli olukord, et nüüd lähed tundi andma. Ja nii oligi. Ja nii jäitegi kuni tänase päevani sinna kooli õpetama? Noh, jah, siiamaani pole välja saanud. Millist nõu annaksite õpilasele, kes kahtleb, kas tehnoloogia IT on tema jaoks? Tule proovi. Ega seal muud ei ole. Et kui on väikegi inseneeria uss sees, siis 3 keskkooli aasta jooksul selgub, et kas see võiks olla tuleviku elukutse või noh, seotud vähemalt selle alaga. Ja kui selgub, et ei ole ikkagi seda soont, et inseneriks hakata või sinna valdkonda liikuda, mis siis juhtub? Mitte midagi. Et ma olen õpilastele seda ammu öelnud, et ainus, mis juhtuda saab, on see, et sa saad aru, et inseneriks õppima ei lähe. Aga kui õpilane saab selles keskkoolis aru, siis see on juba suur võit ju. Et 3 või 5 aastat veel ülikooli ja siis mõista, et see on hoopis midagi valet ja võidame 3 aastat inimese elust. Kuidas võiks Kadrina IT ja nutifestival tulevikus edasi areneda? No siin on palju mõtteid. Aga nii nagu kogu see asi alguse sai, et Juhan Viisel oli vaja endale spetsialiste, siis mina tunnen, et tegelikult meil oleks vaja õpilasi juurde, kes valdkonnaga tegeleks. Ja ainukene võimalus selleks on ise neid õpilasi kasvatada. Ehk siis võistlema peaks saama kuidagi ka nooremad õpilased. Kas just käed joonestamise võistlusesse, aga midagi võiks neile leida sinna. Ja samuti ei piisa vast tulevikus ainult käedivõistlusest. Ehk peaks seda kuidagi laiendama. Kas siis mingit mehhatroonikat või midagi valdkonnast. Aga mõtteid on. Tegelikult inimesed tegelevad sellega juba. Aga vaatame, kuhu me jõuame. Kui rääkida siin noorematest inimestest, siis kui palju on neid noori, kes ei ole veel piisavalt vanad, et näiteks tegeleda Kadrina joonestamisega, aga nad on huvitatud sellest? Siis tuleb pihta hakata, küsida, mis teha tuleb. Aga no päriselt tegelikult ju meil selle Kadrina festivali raames toimub ka sel aastal tuleb juba teist korda. Kati Raudla korraldab First Lego League võistlust, kus ka lasteaialapsed saavad ehitada oma liikuvaid masinaid, roboteid ja tulla nendega võistlema. Et tegelikult on võimalusi palju. Mida te ise õpetajana sellistelt festivalidelt ja õpilastega koos töötamisest kõige rohkem õpite? No kui nüüd sellest võistlusest rääkida, siis et kõrvalt vaadates ma näen, kuidas õpilased närveerivad, sest tegemist ikkagi võistlusega ja mitte lihtsa võistlusega. Siis minu ülesanne on olla seal neile toeks, ma küll neid enam juhendada eriti ei saa. Lihtsalt toetan natukene siit sealt, kust vähegi oskan. Aga õpilased võib-olla ei tea, et isegi kui ma seal olen suhteliselt rahuliku näoga kõrval, et tegelikult ma vist närveerin ise veel rohkem kui nemad. Ehk siis keeruliste olukordadega hakkama saamine on see, mida mina kõige rohkem siin õpin. Milliste emotsioonidega tulevad õpilased sellest võistlusest tagasi? Et isegi kui nad kaotavad või isegi kui nad võidavad, et mis on see esimene asi, mida nad teile ütlevad? Tavaliselt on see, et hakkama saime. Seda eriti juhul, kui hästi läheb. Kui võib-olla nii hästi ei lähe, siis
noh, kindlasti on väike pettumus sees, aga noh, reeglina ega see pettumus kauaks ei jää, sest tegelikult kes ikkagi sinna võistlusele pääseb, eriti lõppvõistlusele, siis sinna ei minda mütsiga lööma. Et tehakse, mis suudetakse ja kui ei tule kõige paremad kohad, siis tuleb tunnistada, et teised olid seekord paremad. Aga kui te läheksite ise võistlema õpilaste eest, kas siis tuleks võit koju? Peaksin ütlema vist, et loomulikult. Aga õnneks ma olen suutnud kiusatust vältida ja mitte võistlema minna. Kuigi ka meil on siin olnud juhendajaid ju veel, et Mart Suurkivi on võistelnud esimese võistluse, tema oma meeskonnaga võitis, tema oli ka meil õpetaja vahepeal, et me võiksime teha üle Eesti vilistlaste meeskonna, nii et mine tea, äkki teha. Kas on veel joonestamise puhul, mida te ise näiteks ei oska, mis tekitab nagu sellist mure kohta, et võib-olla ei saa nii hästi aru? Ja need tarkvara, mida me kasutame, need erinevad, on tegelikult suhteliselt keerukad. Ja kui õpilased tulevad esimest teist korda tundi ja siis hakkavad uurima, et mis sellega siis teha saab tegelikult, siis ma neile enam-vähem aegalt lasen otsida. Et otsige netist, et mitu erinevat käsklust või korraldus saab selle programmiga siis ellu viia. Ja kui nad avastavad, et need võimalusi on mingi number, mis lõpeb 3 või 4 nulliga, siis nad ei saa ehmatavad. Aga ütleme, tavainimene, kes teeb tööd selliste tarkvaradega, mitte tippspetsialist, aga tavaline, kasutab umbes 30–100 käsklust. Ehk siis see, mis reeglina osatakse seal kasutada, on ainult väike protsent. Ja kui ma nüüd hakkan mõtlema, et mis need võimalused siis tegelikult kokku on, siis mõtlen ausalt, et ega minu teadmised on ka seal väikese protsendi juures. Et seda, mida juurde õppida, on väga-väga palju. Kui rääkida nüüd sellest tarkvarast, et ta on ikkagi keeruline, et kuidas te arvate, et tulevikus näiteks, kas see tarkvara läheb keerulisemaks või ta pigem tehakse loogilisemaks ja lihtsamaks? Kindlasti tuleb lisasid juurde, ehk kokkuvõttes läheb tarkvara keerulisemaks, aga selles mõttes keerulisemaks, et temaga on võimalik rohkem asju teha. Aga kasutajasõbralikkus kasvab samamoodi, ehk juba praegu on tegelikult tehtud palju mõistvamaks kasutajaliides, et esimese paari tunniga õpilased saavad aru, kust midagi leida, kust abi saada ja samuti on lisatud AI assistent tegelikult programmi, et kui midagi ei oska, küsi ja ta juba aitab. Ja kas ta siis ka vastab õigesti, et kas ta on siis ikka hea abiline? Suhteliselt konkreetselt seletab ära, et kuhu vajutada, mis nuppu alla hoida ja on abiks küll. Ainuke asi on see, et tuleb osata küsida õiget küsimust. Kuidas te ise suhtute tänapäevase ChatGPT ja AI kasutusse? Et kas pigem nagu positiivselt või pigem selline nii ja naa? Kõik sõltub sellest, kuidas kasutada. Et kui teha kodutöö ja copy-paste saate õpetajale vastus, siis see võib-olla kõige mõistlikum ei ole. Kui küsida abi ja seda abi targalt kasutada, siis on see väga mõistlik. Ja kui on vaja ideid genereerida, siis see on möödapääsmatu tegelikult tänapäeval. Natuke räägiks võib-olla selle programmiga lahti, et ma ise omast kogemusest tean, et on vist 2 programmi, üks on CAD ja teine on siis SolidWorks vist. No need tarkvaras on tegelikult rohkem. See CAD on selline üldine mõiste, et arvuti abil disainimine või joonestamine. Et meie koolis hetkeseisuga niimoodi, et me alustame õpet AutoCADiga, mis on siis ta võimaldab teha ka 3D mudelid, aga reeglina ikkagi 2D jooniste tegemiseks. Ja kui need põhivõtted on õpilasel omandatud, ehk siis esimene kursus läbitud,
siis meil on hetkel võimekus õpetada 2 ruumilist dünaamilise projekteerimise tarkvara, mis on siis SolidWorks ja Autodesk Inventor. Et see on siis AutoCAD-i tootjafirma alternatiiv sellele SolidWorksile. Et neid tarkvarasid tegelikult on rohkem ka, mida on võimalik siis kasutada sama ülesande täitmiseks, et neid tootjaid on ju palju. Aga meie hetkel oleme jäänud nende 2 juurde põhiliselt. Kumba te ise rohkem hindate? Ma olen üles kasvanud põhimõtteliselt siis selle Inventori peal, et on kuidagi käepärasem. Aga SolidWorks on tegelikult sama hea. Et mõlemal on plusse, mõlemal on miinuseid. Et ega seal suurt vahet ei ole. Küsiks veel nii palju, et ütleme, praegu on Kadrinas on väga suurt kuulsusse Kadrina võistlust olnud, aga kas ütleme, on mingisugune võimalus ka näiteks see, et mingisugune teine piirkond Eestis või üldse välismaal leiab selle Kadrina võistluse, võtab sellest inspiratsiooni ja teeb üldse sellise võistluse, mis ei ole üldse nagu selle joonestamisega seotud, aga just nagu see inspiratsioon on tulnud Kadrina võistluselt? See võiks täitsa võimalik olla. Et kui me alustasime selle Kadrina võistlusega, siis korraldusmeeskonnas oli palju inimesi, kes olid enne korraldanud ka mitmesuguseid üritusi, võistluseid ja mida kõike veel, aga kellelgi ei olnud üldse mitte mingit aimu, et milline see joonestamisvõistlus välja peaks nägema. Et seda peamurdmist, et kuidas see nüüd joonestamine inimesteni tuua. See oli päris keeruline. See oleks umbes nagu teha mingi vahva üritus, ma ei tea, vabandust, kui kedagi solvan, aga mingi kudumisvõistlus. Et no ei ole väga huvitav vaadata. Ega joonestamine on tegelikult sama, et mingid tüübid istuvad arvuti taga, teevad midagi, mida sa seal jälgid. Et see lahendus, kuhu me jõudsime, et tegelikult kogu selle joonestamise ümber on suur show ja kultuuriprogramm. Et ma usun, et selline vahva ettevõtmine ja kui keegi suudab samasugust formaati kasutada kuskil mujal, siis miks ei? Ehk siis ütleme, tiigrihüppe ajastul oleks võinud sama hästi ka näiteks Exceli võistluse teha. Aga miks ei? See oleks päris huvitav on. Millest koosneb Kadrinas joonestamise eksam? Et õpilased teevad selle eksami, aga kas see on ainult, et peavad midagi joonestama seal või millest see kõik koosneb? See on ka nüüd aja jooksul muutunud. Et meil praegu on niimoodi, et see õppe on, AutoCAD-i õppe on vähenenud. Et varem oli teda natuke rohkem, siis oli eksam ka selline, et oli vaja natuke teooria küsimusi ka vastata. Hetkel on ta niimoodi, et õpilased saavad paki jooniseid, kus tuleb teha mõned detailid, need oma vahel kokku panna, õigesti liikuma. 3 tundi pusimist ja ongi tehtud. Meil on nüüd varsti Kadrina üritus on tulemus, et mida te ise kõige rohkem sellest ootate? Mina ootan, et oleks põnev sündmus. Aga ma tean, et hetkeseisuga eelmise aasta võitjad lubasid tiitlit kaitsta. Ma tahan näha seda. Siis soovime omalt poolt kõigile võistlejatele ja eelkõige ka siis juhendajatele edu ja aitäh teile intervjuust. Aitäh ja liitun nende soovidega. Rakverest Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 25. saade on eetris juba 1. aprillil. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal
pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd ning kui oled sõber ettevõtlik sa ehk neeruti neidudelt siis muusi saad. Ning kui oled sõber ettevõtlik sa, et neeruti neidudelt siis muusi saad.